armsad vaatajad, meie Tudeng TV oleme siin oma esimese suve erisaatega laulupeol. Seda sama tuld, mis varsti tuuakse siia üles lauluväljaku tuletorni, seda saatsime meie Tudeng TV-ga 20 päeva mööda Eestit. Me käisime huvitavates kohtades, me kogusime kokku kultuurseid lugusid ja täna me näitamegi neid lugusid teile. Siin meie selja taga on hetkel käimas laulu- ja tantsupeo rongkäik. Kusjuures tänase päeva jooksul on siit läbi käinud üle 40 000 inimese. Seda on sama palju kui Jõgevamaal inimesi. 37 aastat peale esimese üldlaulupeo toimumist sündis Jõgeval Peti Alver. Tema sõnad on olnud inspiratsiooniks paljude koorilaulude, laulupeolaulude loomisel ja seetõttu on ta meie kultuuris väga tähtis persoon. Mu juurde voogas sinu suurest särast, helk laias voos ja lamp ei kustunud vaid sinu pärast mu vaikses toas. Kuid sinu langust nähes kuumalt läbis mu südant pelg. Kas püsib sirgena su kõrval häbis mu nõder selg? Oh andesta, kui armastada sind, ma vaatlen häbi punas su rebit rüüd. Kunas kui mitte nüüd, ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgund on suureks puuks. Mu pilk on märg, mu salajõud on virgund, mu pilk on märg, mu hing jääb truuks. Peti Alveri muuseum asub Jõgeval luuletaja sünnikodus. Siin saab tutvuda poetessi eluloo ja loominguga. Muuseumis on väljapanek ka helilooja Alo Mattiisenist ja tema loomingust. Külastajate sõnul on Alveri muuseum üks kodune ja inspireeriv paik. Peti Alver, kodaniku nimega Elisabeth Lepik, sündis 23. novembril 1906. aastal Jõgeval raudteelase perekonnas. Lapse unistus saada näitlejannaks õhutas mängukaaslastega teatrit tegema, kuid hiljem vaimustus lahtus. Peti Alver lõpetas 1924. aastal Tartus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste gümnaasiumi. Gümnaasiumi 5. klassi õpilasena kirjutas ta romaani Tuule armuke, mille saatis Friedrich Tuglase soovitusel looduse romaani võistlusele. Teos krooniti teise auhinnaga ja ilmus 1927. aastal. Noore kirjaniku teine peateos Invaliidid ilmus 1930. aastal. Peti Alveri hilisemas loomingus tõusis esile luule. Alveri esikogu Tolm ja tuli ilmus 1936. aastal. Räägi tasa minuga, siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga, tasa taibata on kergem. Inimrõõmu, hinge härmi, inimrõõmu, taban läbi tuule härmi, ainult surnud sõnalärmi, kuuldeski, mu kõrv ei kuule, tunnen. Räägi tasa minuga, siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga, tasa taibata on kergem. Inimrõõmu, hinge härmi, tunnen, taban läbi tuule, ainult surnud sõnalärmi, kuuldeski, mu kõrv ei kuule. Me oleme praegu siin alal, kuhu pääsevad ainult laulu- ja tantsupeo esinejad. Selleks, et siin alal olla või pääseda, peab olema sul käepael. Ja kui kõik need käepaelad kokku liita, mitte ainult need, vaid kõikide esinejate ja pressi, moodustub kett, mis on 14 kilomeetrit pikk, mis on umbes sama maa siit Tabasallu. 20-minutilise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast asub Tabasalu looduspark. See on koht, kus saab segamatult olla nii loom, lind kui inimene. Tabasalu looduspark siis asetseb Rannamõisa maastikukaitsealal, mis loodi 2000. aastal Harku vallavalitsuse määrusega. Siin on meil liikumisrajad, kallasrada, mida mööda saab siis idast läände ja selle kogujateed, mis toovad parklatest inimesi kaldale. Siis on meil siin Inglise miil, kus saab sportida, jalutada ka, saab üldfüüsilist põhja laduda trenasööridel. Ja siis on meil loodusõpperada,
ma armastan loodusparki nagu tervenisti, aga tegelikult mul kõige südamelähedasem on siin all kulgev rannik, jalutada seal, teha teinekord lõket, teha tööd, niisama viibida sõprade, oma kallitega. Pargi üks eestvedaja, Rannamõisa elanik ja 2012. aastal presidendilt aasta vabatahtliku tiitli saanud Kaido Taaberland hoiab pargil silma peal pidevalt. Ma ikkagi ütleks niimoodi, et aastate keskmine on selline 3 korda nädalas. Kas ma siis spordin või ma sõidan korra läbi või jalutan selle läbi, vaatan, kas kõik on korras ja ongi minu nii-öelda kuningriik kontrollitud. Ma kutsun seda enda kuningriigiks. Need, kes siin toimetavad, need on seotud tegelikult hästi paljude muude tegemistega veel. Mina näiteks ise olen Naissaarel päästeseltsi asutanud, meil on vabatahtlik pääste, merepäästjad ja tuletõrje. Siis on meil puulaeva ehitajad Rannamõisa laevaseltsis. Seal toimetame, et energiat jagub igale poole ja ühtepidi sa annad energiat, tegelikult saad sa rohkem tagasi, nii et see on see, mis hoiab selle vabatahtliku tegevuse juures. Ja mõnikord tundub, et kellele seda vaja on, aga siis ma saan aru, et see on ikkagi enda jaoks vaja, ma teen enda pärast, ma ei tee kellegi teise pärast. Enda perele, enda kogukonnale, ainult ikkagi enda jaoks. No näiteks nüüd kevad talgutel oli meil Tabasalu ühisgümnaasiumi 5. klass siin, 30 last oli koos õpetajatega ja siis oli Gustav Adolfi gümnaasiumist 60 last, kõik ühel päeval. Neil ikka tegevust jätkus? Jah, 100 last käis siis 3-4 tundi ikkagi ala läbi kõik alt. Rannik tehti ilusti puhtaks, uskumatult palju tuli sodi, kuigi ei tundunud, et seal tundus, et midagi seal ei ole, aga ometi lapsed leidsid. Väga-väga hoolsalt vaadata ringi, mis lapsed sellest saavad. Teadlikkuse. Hea kogemuse ja kindlasti paljud neist tulevad tagasi. Natukene suuremaks kasvavad, siis on nad meil juba aktiivliikmed ja võtavad juhtimise ka üle. Kõik ka noori kaasata, teha neile ägedaid üritusi, neil oleks kihvt. Siis neil tekivad positiivsed emotsioonid ja nad tahavad alati veel. Siis tekib see ohoo-efekt. Tahan veel sinna minna, seal oli nii kihvt. Aitäh! Palun! Eestlane on alati olnud kultuurilembeline rahvas. Vaadake kas või laulupidu publiku leidmisega just probleemi pole. Laulupidu üldiselt kutsub üles leidma oma juuri ja väärtustama seda, mis on sulle oluline ja kallis. Niisamuti läksid ka Vanalinna hariduskolleegiumi noored teatritegijad oma juurte juurde. Ajaloo kroonikatest saame lugeda. Esna mõis oma ilusate mõistlikult rajatud haljasaladega on siin üldiselt harva esinev nähtus. Siinsed muruplatsid ei ole puude ja põõsastega liigselt kuhjatud. Igal pool kohtame toredate puudegruppidega raamitud kaugvaateid, mille lisab võlu suur veepeegel. Suur viljapuaed on korda tehtud ja uusi puid istutatud. Anton Tšehhov on öelnud, näidenditest tuleb kujutada elu sellisena, nagu ta on ja inimesi sellisena, nagu nad on. Vanalinna hariduskolleegiumi 25. teatriline õpilased koos lavastaja Maria Petersoniga otsisid juuni alguses seost vene näitekirjanduse ja Kesk-Eesti vahel. Hovas käisin eelmine aasta ka kevadel ja siis ma hakkasin vaatama muuseumis maketi pilte, et mis on sellest lavastusest olemas ja siis ma vaatasin, et see on Esna mõisa kujundus või millegipärast on Esna mõis seal maketis. Siis ma sain aru, et see on hoopis kajaka kujundus aastast 1898 ja siis ma tundsin, et kuidagi selline nii armas seos oli see, et ma mõtlesin, et see peab ikka ilmtingimata siin toimuma, see etendus. Eelmine aasta mängisid noored kajakat kooliarvestusena, see aasta juba täieliku lavatükina. Koht aga on jäänud ikkagi samaks. Me otsisime mingit paika, kus kajakat sobiks mängida. Kooliruumides ei tahtnud seda teha ja ka väikeses saalis ei saa seda hästi mängida. Ja vaatasime erinevaid kohti Tallinnas, aga midagi ei jäänud silme ja siis meenus ka ühtlasi, et Lembit Peterson kunagi ütles, et Esna mõisas oleks väga hea kajakat teha. Ja ühtlasi ka meie ise olime siin käinud kunagi kontserti tegemas Eevaga ja siis tundus, et see on tõesti sobiv paik ja sõitsime kohale, igaks tegime ühe proovipäeva ja tundus, et see on ideaalne. Kui ma siia tulin, siis meile veel räägiti esimest korda, kui ma tulin, et siin käiski vene intelligents puhkamas
ja nii kui ma seda kuulsin, siis ma nagu hingasin sisse seda natuke või mul tekkis tõesti selline tunne, et jaa, et see on see koht. Koht on säilitanud oma ideaalsuse minu arvates, et väga teistsuguseks ei ole muutunud. Ma vaatasin, et ikkagi palju ilusam, kui ma veel mõtlesin. Kui ma täna jõudsin siia, siis ma vaatasin, et nii ilus oli, et tõesti, kas on nii ilus, et ikkagi pigem mäletasin isegi lahjemana, kui ta on. Tšehhovi looming on ammendamatult rikas, üldinimlik ning aegmatu sisuga. Millise tõe ja ilu leidis trupp koos lavastajaga oma enda kajakas? Kerge see ei ole. See on väga sisukas, väga sügav tükk. Niimoodi, et sa võid lugeda seda ka ükskord lihtsalt läbi ja siis arvata, et sa said midagi aru, aga tegelikult sinna peab korralikult süüvima sisse, et mõista selle tegeliku olemasolu. See käsitleb selliseid mitmeid teemasid, mis ei aegu. Et mis on sellest ajast, kus Tšehhov selle teose lõi ja olid ka 1000 aastat enne seda võib-olla aktuaalsed ja on ka 1000 aastat pärast meid. Ma arvan aktuaalsed, kui 1000 aastat pärast meid kedagi veel on. Jah, näiteks on seal kunsti ja loomingu teema, et kuidas luua ja... Kuidas olla loomingus vaba ja... Kuidas olla loomingus vaba, et kas ja missugused reeglid seal on. See ajab lausa hauda mõne inimese siin rääkes. Minu jaoks võib-olla paelub see siuke inimsuhete siuke traagika seal ja selline see külg seal, kuidas need tegelased nagu omavahel on ja mida nad räägivad ja mis on nende suhted, omavahelised suhted. Ja see on huvitavam, kõige huvitavam aspekt kindlasti minu arvates ka selles mõttes, et see, kuidas mööda minnes tehakse topis ühest inimesest näiteks. See on tore, või mitte tore, aga huvitav. Huvitav nagu, nagu lahata. Ei, ma mõtlengi, sümbol muidugi, aga see on oluline, ma arvan. Kõige olulisem, üks kõige olulisem asja. Muusika, mis sellest Tšehhovi näidendis on, et seda kuidagi tabavad kõik, et mul eelmine aasta käis 8-aastane tütar vaatamas, kes sai ka kõikidest teemadest enam-vähem aru. Et ta ei olegi nii keeruline, kui võib tunduda. Et seal on midagi inimesele nii olemuslikku, mis on ilmselt juba lapselegi selge, ütleme nii. Gustav Ernesaks on olnud alati populaarne. Eriti populaarne on ta olnud ikkagi laulupidude ajal. Nagu te näete, siis meie tema juurde praegu ei saanud. Ta oli väga popp, aga tõesti maestro Gustav Ernesaks oli üks 20. sajandi kõige olulisematest kultuuritegelastest. Eriti oluline oli tema panus muidugi nõukogude ajal. Sel ajal oli palju teistmoodi. Jah, et paljudes asju ei saanud teha, paljus asju ei võinud näidata, isegi ei võinud minna kuhugi. Aga tead, mis alati sama oli? Laulupeo tuli, süüdati alati. Ja laulupeo tuli käis ka Sillamäel seekord. Ja me tegime sealt väikese loo. Nõukogude ajal oli Sillamäes salajane linn. Kui saadi informatsiooni, et Sillamäel leidub uraani, kadus Sillamäe justkui kaardilt ja ka ajaloost. Lisaks uraanisaladusele oli Sillamäe ka Nõukogude piiritsoonis. Tegu oli lausa topelt salajase linnaga. Välismaalased ei tohtinud siin käia. Salajane linn salajases kohas. Kuna uraani oli Sillamäel üsna vähe, siis salajase linna staatus hakkas järk-järgult hääbuma. Tänaseks on Sillamäe kõigile külalistele avatud. Kuid uraani asemel võib linna sümboliks lugeda hoopis linnaväljakut mere poole laskuvat treppi, mida rahvakeeli kutsutakse ka Odessa treppideks. Trepp algab kõrgel pangapealsel ja jätkub avara puiesteena kuni mereni. Trepi kõrval väljakul on säilinud autahvel, kuhu algselt asetati töö eesrindlaste ja kommunismi õnnesepitsejate portreid. See trepp ja merepuiestee demonstreerivad ilmekalt,
kuidas nõukogude ajal isegi arhitektuur oli propagandavahendiks. Võimsad sammastikud, trepistikud, üleelulised mõõtkavad pidavad panema inimese tundma võimu kohalolu ja enda tühisust. Et kujund oleks täielik, ehiti keskväljakult mere poole viiv trepp skulptuuride ja elusate palmidega. Talveks viidi palmid muidugi kasvuhoonetesse, kus nad kevade saabudes jälle välja toodi. Et nõukogude ajal oli Sillamäe salajane linn ja tegu oli piiritsooniga, suunati inimesi merest eemale ja puiestee merepoolne osa polegi lõpuni välja ehitatud. Praegu on puiestee lõppu planeeritud rajada endiste aegade stiili järgiv jalakäijate sild, paviljon ja kolonnaad. Kõik teavad, et laulupeoliste number 1 lemmikkoht on laululava. Number 2 lemmikkoht on aga loomulikult söökla. See välisöökla siin mahutab korraga kuni 2000 laulupeolist. Pakutakse erinevaid suppe, mille kõrval on kogutud 7 tonni leiba ja saia. Ja kausse ja lusikaid on kokku 170 000. Aga lähme sööma? Lähme sööma. Täna saavad kõik lauljad ja tantsijad kõhu täis, jah? Ai, ma olen kinni. Jee! Kas võtame leiba ka või? Siin on see leib. Sa võin nüüd sisse või? Jaa. Kaua te olete siin juba töötanud praegu siis täna? Mitu tundi järjest? Alates kella 10. Sa ka? Jah. Hullud. Aitäh! Tegelikult tavaliselt siin hetkel nüüd on, inimesed suunavadki meid täpselt, kuhu me istuma peame. Siin ei ole nalja, siin ei tohi ükskõik kuhu istuda. Me peame istuma esimesse teise ritta kõige lõppu, et võimalikult palju, et need 2000 inimest siia ära mahuksid. Lähme siia. Ja siin on see, et seal on üks härra, kes suunab kõiki inimesi siin täpselt, kuhu peab minema. Tema on seal üleval. Rongkäigulised alles jõuavad. Muide, otse rongkäigult kõik inimesed siia tulevadki ju. Tulevad jah, sest rongkäik on olnud pikk ja vaevaline. Aga ma arvan, et me võime alustada söömist. Väga supp on. On jah? Jaa, ma sõin hernesuppi enne. See on hernesupp või mis supp see oli? Rosolnik. Kuid laulupeosupile vahelduseks uurime, mis on gastronoomia. Raplamaal Kuimetsast natukene eemal asub üks 50 parimast söögikohast Eestis. Ööbiku gastronoomia talu peremees Ants Suustalu räägib ja näitab lähemalt, kuidas ta oma pop-up restorani peab. Gastronoomia hõlmab kõiki toiduga seotud tegevusi. Et ööbiku talu lihtsalt oleks selline kuiv ja igav nimi ja kõik arvasid, et ma tegeleksin põllumajandusega. Et lihtsalt mingi külamees on omal põlle ette pandud, et teeb nüüd süüa. Aga sõna gastronoomia selle ees näitab seda, et siin tegeletakse toiduga juba 2 aastat muideks ja niisuguse ehtsa ja puhta toiduga ja selline stiil mulle isiklikult kõige rohkem meeldib, et ise olen väga õnnelik. See on lihtsalt see, et inimene saab aru, milleks siin tegeletakse. Siia tuleb juurde kindlasti toidu tootmine mingil määral, toidu kasvatamine, restorani toidlustus, kõik see, mis on ümber toidu igatepidi. Enamus asju, mis menüüs on samast külast pärit. Ja kui külas on otsas, siis vaatame Eestimaal ringi. Et mõnus on süüa teha, kui ei pea ootama valget kaubikut, kes mulle kaupa tooks kuskilt hulgilaust. Lihtsalt lähed naabri juurde, võtad sealt öiekese, lähed teise naabri juurde, võtad sealt teise taime ja nii sünnibki mõnus õhtumenüü. Aga oma talust on mis toiduained? Mul metsas kasvavad metssead, siis siin ürdipeenarde pealt tulevad kõik ürdid. Põllu peal on seal taga on nii peeti, porgandit, naarist, kartulit, kõike sellist. Mida on lihtne ja mugav kasvatada. Aga miks su talu on Kuimetsa lähedal? Sellega on niimoodi, et ma ostsin selle maja ära ja kui ma selle notarist tulin, siis ma alles vaatasin notari pabereid pealt, kus ma selle maja ostsin. Ostsid põrsakotis? Põhimõtteliselt küll, jah. Mulle maja tohutult meeldis ja mulle meeldivad rehielamu tüüpi majad. Ja tõesti, ma läksin notarisse niimoodi, et ma ei saanud siia majja sisse. Ma olin ühe korra siin käinud, ma täpselt ei teadnud, mis külas on, mis vald see on ja mis maakond on.
Nii et kui ma notarist tulin, istusin töö juures laua taha lõuna ajal, siis vaatasin, et ahah, nii, näe, ma siin maja, Rapla maale, Kaiu valda, Kuimetsa külde ja siuke Ööbiku talu on nüüd minu oma. Ma läksin puhtalt õppimise pärast sinna Londonisse, kus ma töötasin 3,5 aastat. See kogemus on ja oli hea, aga ma ei ole kunagi läinud niimoodi, et ma jään sinna. Et mul on kogu aeg meeldinud teha asju natuke teistmoodi võib-olla, teha puhtalt nagu südamest, ei ole nagu ärilisi eesmärke väga. Et ma võiks ju ka linnas kuskil restoranis peakokk olla, aga see ei ole see, et ma tahaks teha nii, nagu mulle meeldib ja ma tahaks sellises mõnusas keskkonnas ja mõnusa viilinguga seda teha, nii et see on see koht, kus mulle tõesti meeldib süüa teha, kus mulle meeldib olla, paistab ka külalistele meeldib, nii et igalt õige asi. Aga plaanis laieneda või sa jääd ühe talu peale? No esialgu ehitame selle valmis, et see hea küsimus. On mõtteid küll, et tegelikult võiks ju teha talurestorani keti. Sellepärast siin ongi hea on see, et inimesed tulevad mulle külla ja ma saan nagu personaalselt nendega suhelda. Kui oleks selline kolhoos, kus on näiteks 50 või 100 inimest õhtu jooksul, siis ma jõuaks kõigiga suhelda ja kui mul oleks need restorani üle Eesti ka 10 tükki, siis ma igal poole ei jõuaks ühe õhtuga, nii et siis kauks isiklik nii-öelda tats ära ja ei oleks üldse see enam. Ja köögis möllad sina üksi või sul on abiväge ka? Jaa, meil on kahekesi siin, et päris üksi kõiki asju ei jõua. Ja kui on vaja, siis võtame mõne ettekandja appi ja mõne aedliku ja nii, et oleks mõnus kõike, see on selge, kõik ise ei jõua. Ma olengi selline rahuting, et mulle meeldib teha midagi uut ja ägedat jälle, et rutiini ma ei talu, aga siin see talu tegemine ei ole üldse rutiinne, et siin üks päev ehitad, üks päev istutad lilli, üks päev rohid, üks päev söödad sigu, teine päev teed süüa, see on nii palju erinevaid võimalusi, mida teha ja ma arvan, et praegu on küll see, kus mul meeldib olla, et eks nagu näis, et pigem mulle meeldib see maaelu, see puhas tooraine ja selle toidu tegemine sellisel viisil, nagu ma praegu teen seda ja rahvale see meeldib, et igal kokal peab olema oma selline vagu, mida künda, nii et Meie tänane laulupeo erisaade on lõpukorral. Veel on jäänud tänase päeva kõige pidulikum hetk. Laulu- ja tantsupeo tuli jõuab kohe tuletorni. Mõnikord on asjad nii ilusad, et polegi tegelikult sõnu.